Tallinnas Järve Selveris tegutseb ja vahel lausa möllab isetegevuslik linnula. Suurde kaubahalli on asunud elama tihased. Linnukesed elavad nagu paradiisis. Kliima on soe ja riiulite vahel on ohjeldamatult kuivaineid. Kaupmeestele see vidistamine aga ei meeldi. Kas teie poes on ka midagi ära lõhutud? Meil otseselt lõhutud ei ole, aga nad on lasknud täis meil jopesid ja ka tagant meie asju. Aga kas siis kui suur kahju on umbes? Täpselt sellist kahjut ei olegi, et me oleme ise üritanud neid puhtaks teha ja siis pesnud. Töötad nagu metsas, linnud laulavad ja kuidas meeldib? Ei meeldi üldse see. Miks ei meeldi? No nad lendavad siin ja teevad ikka midagi. On nad midagi ära ka lõhkunud? No lõhkunud ei ole, aga pasandavad täis? Jah. Kas seda juhtub tihti? No ikka juhtub. Ja need meie kaup siis on juba rikutud? No must. Ostjaid lindude sädistamine aga eriti ei sega. Uksed inimesed kõnnivad ja tahesele tahtmata loom otsib ka vahelt talvel külmaga varjupaika. Eks tuleks mõistusega aru saada. Ega loodus vastu ei saa. Et sellepärast, et siin linnud lendavad, te poodi vahetama ei hakka? Oi ei. No loom on ka loom ja lind on lind ja mis teha, kui vahelt tuleb koer ka tuleb uksest, siis ega sellega ka midagi teha ju. Tuleviku suhtes oldi rõõmsad, sest juhtkond on lubanud tihaste omavolitsemisega tegeleda. Keskus on ise ka vist üritanud igale poole, et nüüd pidi vist mingi välismaa firmaga ühendust võtma, et äkki saab midagi teha. Siia ühesõnaga lepite olukorraga ja võtate kui paratamatust ja puhastate iga hommiku jopesid? Jah, ega meil muud üle, jah. Kolm kuud hiljem läksime uurima, kuidas siis järvel linnupüük on läinud. Vastu võttis meid nukra näoga kaubahalli juhataja. Meil on sõlmitud leping näriliste tõrjeks meie kahjuritõrjefirmaga, kuid paraku praegusel hetkel puuduvad Eestis sellised seadused, et kahjuritõrjefirma saaks midagi ette võtta sellel. Aga mis neid takistab? Puudulik seadusandlus. Ehk siis tegelikult ei ole linnud praegusel hetkel määratletud kui kahjurid, mis nad tegelikult meie jaoks on praegusel hetkel. Aga samas ega te ometi ei kujuta ette, et siin saaks lindu peale jahti pidada püssidega? Kindlasti mitte ja seda me ka ei tee, et meil on tellitud, õigemini kahjurifirma poolt on tellitud spetsiaalsed puurid, millega siis me proovime nad kätte saada ja viia siis need linnud vabasse loodusse tagasi. Kas kaupmehed on kannatanud väga palju kahju nende lindude pärast? Meil on olnud päris suured kahjud juba, mis on tänu neile nagu tekkinud. Praeguseks hetkeks ei ole tõesti suutnud rohkem teha ja loodame, et need puurid saabuvad meile üsna pea ja suudame need linnukesed siis vabasse loodusse tagasi toimetada. Tuleb välja, et Eestis ei suuda keegi sellest hädast lahti saada. Aga ainult korra oli õnn naeratanud ja üks väike kotkas saadi elusalt kätte. Eestis on üldse loomade ja teiste elukatega seotud hädadele väga raske lahendust leida, sest see rahvakeeli öeldes ei koti eriti kedagi ja pole ühtset kohta, kuhu pöörduda. Vaatamata sellele, et meie mehed teevad Iraagis mehetegusid ja tänu meile on Talibanis saanud Pampersi kuldklient, ei ole Eestis siiski ühtegi üksust, kes suudaks kinni püüda kaubanduskeskusest 5 varblast.